Lasnamäe linnaosa vanemana olen väga õnnelik, et õpetajate kodu otsustati rajada just Lasnamäele ja seda linnavalitsuse hoone lähedusse. Lasnamäe linnaosa valitsuse eluasemekomisjoni esimehena olen väga hästi kursis ka õpetajate ja lasteaiakasvatajate eluolu ja korteri muredega. Ja saan öelda nii palju, et õpetajate kodu ehitamine on üks osa 2008. aastal alguse saanud Tallinna teisest elamuehitusprogrammist ning on väga hea meel tõdeda, et Tallinna linn teeb jätkuvalt jõupingutusi korteri küsimuse leevendamiseks Tallinna lastele. Õpetajate kodu saab valmis meil õpetajate päevaks, siis on võtmed käes. Nii et kõik õpetajad, kes on juba avalduse andnud, hoiame teile pöialt. Mis siia siis saab? Siin majas on 75 korterit, 35 kahetoalist ja 40 ühetoalist. Ja korterid on sellised mõnusad, väikesed, ökonoomsed, kus halduskulu, see tähendab kõrvalkulu prügi ja sooja peale, näiteks 24 ruutmeetrise korteris keskeltläbi aasta jooksul, tuleb aastas ühes kuus tuleks arvestada 25 eurot. See on tõeliselt ökonoomne maja, mis siin veel on. Siin on võimalik allkorrusel pesu pesta ja seal samas ka pesu ära kuivatada, nii et toas ei pea ruumi võtma pesumasinad ja pesukuivatid. Ja lapsi saab siin majas ilmselt olema päris palju ja lapsed tahavad ju koos mängida. Ja kui on väikesed korterid, ega siis emad ei taha, et need lapsed seal korteris ringi jooksevad ja sellepärast on siin majas lastele mõeldud ühine mänguruum nii maja sees, loomulikult ka õues.